valik István Örkei. Tere päevast, madam. Teie soov, mu härra. Tahaksin osta pruuni kaabu. Milline see peab olema? Sportlik, soliidsem, laiaääreline? Mida te ise soovitaksite? Proovime seda. See on kerge, mitte liiga tume, mitte ka liiga hele. Peegel on seal, palun. Ma arvan, et istub päris hästi. Otse kui härra jaoks loodud. Siiski, kui see tüli ei tee, ehk näitaksite mõnd teist tegumoodi ka. Olge lahked. Näiteks seda võin ma teile julgesti soovitada. Tõepoolest istub hästi. Ma ei teagi, kumba valida. Võib-olla siis kolmas. Seda kiidavad paljud kliendid ja see sobib teile just niisama hästi kui esimesed kaks. Teil on õigus. Mis hinnavahe neil kolmel kaabul on? Hind on kõigil sama. Aga kvaliteet? Julgen kinnitada, ükski pole teisest halvem. No mis vahe nende kolme pähe proovitud kaabu vahel on? Mitte mingisugust vahet, mu härra. Mul ei olegi kolme pruuni meeste kaabut. Mitu teil siis on? Ainult üks ainus. Mida ma 3 korda üksteise järel pähe proovisin. Jah, palun väga. Millise te võtate, kui tohib küsida? Ei tea isegi. Vahest kõige esimese. See ongi minu arvates kõige sobivam, kuigi ka mõlemad teised pole laita. Ega muidugi. Aga ma jään siiski selle esimese variandi juurde. Kuidas härrad soovivad? Head päeva! Lugesin teile Minuti novelli István Örkenilt. István Örken oli 20. sajandi Ungari kirjanik, üks kuulsamaid kirjanikke pärast teist maailmasõda, üks viljakas kirjanik, kes sai kuulsaks oma grotesksete draamadega, novellidega ja pikemate teostega. Ja tema Minuti novellid ilmusid 67. aastal. Eesti keelde on nad pannud Tiiu Kokla ja Eesti kirjanik, eestlastele on ta tuntud pigem teatrilavalt ilmselt. Vanem publik võib mäletada draamateatrist Kassimängu või noorsooteatrist Toote, aga ka Minuti novellid on tema tõeline pärl, mis on mõeldud lugemiseks argiolukordades, kas sõites trammis või kuskil tee ääres lugedes või kasvõi tänaval kõndides. Ja nad käsitlevadki argiolukordi, kus neid on kuskil on mingi vint peale keeratud ja nad loovad sellest argielukorrast uue vaatepunkti ja sellega mõjuvadki absurdselt, naljakana sageli või kurvana. Nii et siin on teos, mida soovitame teil nüüd järgmiseks lugeda. Head lugemist!